räägime edasi erinevatest manipulatsioonitehnikatest, mida kasutavad siis osavalt tumedad tegelased, ehk siis nartsissist, sotsiopaat, psühhopaat. Ja üks näiteks, kes on nagu eriti siukene, kuidas ma ütleksin, eriti osav, on nii-öeldes näiteks valgekäeline psühhopaat, ehk siis edukas äriinimene või poliitik, kes siis hakkab mängima tobukest, ehk siis rahvameest. Ja võt see on niisugune väga ohtlik tüüp. Miks? Sest et näiliselt siukse omameheliku, siukse natukene nagu mitte väga asjadest aru saava isikut taga on tegelikult varjust tõsine kiskja. Ja sellise nagu natuke naiivse lähenemisega, muuseas need on mehed, need ei ole isegi naised. Ta tekitabki selle usaldusliku, ta tekitab seda, et näed, et temast küll midagi halba oodata ei ole. Ehk siis ta tundub nii ohutuna ja läbi selle ta mässib ohvrid päris edukalt enda võrkudesse. Meie vabariigis on ikka päris mitmeid olnud ja ma ütlen, need on tõsised kiskjad, ehk siis kunagi oli väga tore väljend, et ei ole midagi hullemat kui saatan hingli nahast ja võtta täpselt sellised need on. Aga kui te taolise nii-öeldes lõksu langete või temaga peate kokku puutuma, siis usaldage sisetunnet. Alati sisetunne ütleb meile kõige paremat informatsiooni, et see, mis ma kuulen ja näen, ei lähe kokku sellega, mis ma tajun. Ja seal ongi see, et kuna meie keha samamoodi reageerib esimesena, siis alati kõikide kehad reageerivad esimesena. Ehk siis tegelikult asi on selles, et kehakeel ja sõnad ei lähe kokku. Ja hullemgi veel, sõnad tulevad enne, kui keha reageerib. Ja seda me tavaliselt tajume, et midagi ongi valesti just tänu sellele, et need ei lähe kokku. Ehk siis, kui te tajute, et midagi on valesti, et selle ilusa ja tooreda jutu taga on peidus miskisugune muu tagamaa, ärge laske ennast eksitada, sest et sellised tüübid oskavad tõsiselt hästi teid võrku tõmmata, kuivõrd neil on väga lihvitud strateegiad. Ehk siis usaldage sisetunnet, kui tajute, et midagi on valesti, ärge suhtuge paranoiliselt situatsiooni, aga pange ohutulluke endal põlema ja täpsustage ja kontrollige ja vaadake, mis on ja kes on tegelikult selle isiku taga. Nii väldite kõige suuremaid krahhe enda elus.